Ega mul mingeid optimistlikke arvamusi ei ole, päris huvitav teada, kui palju just, aga et leitakse, see on kindel. Kui võtta arvesta seda, kui ma olen ilmselt selles grupis ju kõige vanem, eks ole, siis no, ma olen oma elus kindlasti saanud rohkem seda ökoloogiliselt puhast toitu kui nooremad inimesed. Aga need muutused, mida oma söögisedelis ette võtta, ilmselt lähevad siis tagasi nendesse aegadesse, kus ise kasvatasid porgandit ja kaalikat. Ma ei oskagi öelda, ma ise ei ole väga mõelnud selle peale, et mis nüüd kemikaalid minu ümber või... Aga väga huvitav, et mind kaasati sellesse ja et nüüd ma saan teada siis, mis minus on, võib-olla on väga halvasti, võib-olla on päris hästi. Aga ma arvan ikka, et kui meie oleme osa sellest Euroopa Liidust, siis väike muutrike võib-olla paneb midagi suuremat tööle. No nii palju, kui ma olen aru saanud, siis sellest võib kaudselt sõltuda väga paljude inimeste tervis ja elu tulevikus, ma loodan. Ma arvan, et see peaks olema sellises vanuses meesterahva kohta suhteliselt hea, ma loodan vähemalt, et on. Ma olen elanud ikkagi üsna sellist normaalset elu või vähemalt vaadanud, mida ma teen või mida ma suhu panen. Ja kahjuks me ei saa võrrelda väga palju, sest nagu ma aru saan, seda tehakse ainult 4 inimesele nii keerulist testi Eestis. Et võib-olla oleks pidanud tänava pealt võtma ühe normaalse inimese kinni, kes ei vaata, mida ta poes ostab ja sööb ükskõik mida ja teda natukene uurima. Mina istun siia tooli täiesti suure huviga, sellepärast, et üldiselt oma niisuguse elukutse tõttu, keemiku või keemiainsenerina, on mul nagu päris paljude ainetega kokkupuutumist. Aga teistpidi ütleme, keemialabori tingimused on jälle nende ainete organismi sattumise mõttes ikkagi sellised, et nad on igati välistatud. Ja igal juhul neid tulemusi jään ma tõsise huviga ootama, et vaadata siis, et kui palju, milliseid nagu mõjuaineid siis minusse jäänud on. Ma väldin näiteks ka muuhulgas teflonpanni, ma üritan nagu vältida konservantide rohket toitu ja võimalikult palju värsket võimalused, võimalikult palju mahetoitu. Huvitav vaadata, et kas selle toimingu tulemusena minu organismi deponeeritud ainete hulk mingil määral on vähenenud. Et juhul, kui nüüd meie siin vereandjate ja maailmas vereandjate verepilt osundab selle peale, et tegelikult sõltumata sellest, millist elustiili inimene valib, kuidas ta käitub, et tema elukeskkonna kaudu, tema toidu kaudu, tema vee kaudu, mille iganes asjade kaudu, millega ta kokku puutub. Lõppkokkuvõttes ikkagi ohtlikud kemikaalid meie organismi jõuavad ja seda mõjutavad, siis on põhjust mitte poliitiliselt, vaid eelkõige tervemõistuslikult aina rohkem keskenduda selle peale, millisel moel nagu kemikaalide liikumist kontrolli alla saada ja mõista seda, et see, mis me oleme ja mis meid mõjutab, sõltub sellest, mida me sööme ja kus me elame.